Hea meel tervitada stuudios Elina Born ja Kohver. Muide, Eurovisiooni lõppvõistluse piletid läksid eile müüki. Mul on teile alustuseks üks küsimus. Kaua läks, et piletid välja müüa? Ma just ütlen, need on välja müüdud. Eile läksid? 10 minutit. 8 minutit. Ai, järelikult on võimalik paremini, jah? 14-ga müüdi finaal välja ja 20-ga poolfinaalid. Florian pani 7 ja 12-ga. Ja no võib-olla saali või mõõtkava erinevus võib-olla väikene on, võib-olla lihtsalt läks rohkem aega, aga pole paha, eks ole, et järelikult inimesed ikka kuidagi väga tahavad seda Eurovisiooni vaadata ja kohale minna. Viinis taaskord. Elina, 10 aastat tagasi Viinis Eurovisiooni laval. 11 aastat vist isegi nüüd juba see aasta, kui oli 2015. Me arvutasime näppude peal kokku, et saime 10. 2026. No igal juhul Viinis jälle, täpselt see sama koht. No sa mõtled enda peale 10 aastat nooremana, vähem kogenunumana, nii suurel laval. No me näeme seda pilti muidugi taaskord, kuidas sa seal oled. Kuidas sa mäletad seda tunnet või olemist seal? No praegu ka ma vaatan ikka, et selline beebikene ikkagi, mis ma võisin olla seal 20 äkki või? 21. Et väga uskumatu ikka, et ikka siiamaani mõtlen, et kuidas küll siuke asi elu jooksul siis ära on tehtud, et muidugi see oli väga hea, et Stig oli kõrval, et üksi on ikka väga hirmus, ma arvan seal, aga tore ka, eneseületus jällegi. Oleksid sa praegu kuidagi teistsugusem või võtaksid sa seda võistlust kuidagi teistmoodi nüüd 10 aastat hiljem? Kindlasti. Ma juba teaks ju, mida sealt oodata, eks ole. Ja kogemust on ka nagu rohkem. Väga hästi läks. Mitmendaks jäite? Me jäime vist 7. 7. te jäite? 20. Plaan oli 6. jääda ja siis jäime 20. No tubli saavutus. No tõepoolest, 2 aastat alles möödas teie sellest Eurovisiooni esinemisest, sellest on nii palju nüüd meenutatud, aga et veel sügavuti minna, ma arvan, aastaid tuleb veel lasta minna, et siis jõuda tagasi sellele, mis seal laval oli. Igatsed sa tagasi seda Eurovisiooni möllu ja melu? Ei. Mis ma ikka seda Eurovisiooni möllu ja melu nagu igatsen. Pigem, kui ma mõtlen selle aja peale, siis ma mõtlen selle peale, et meil oli jube lõbus seal puurupõitüüpidega ja oma tüüpidega, et meil oli üks väike õllekas, kus me käisime iga päev ja see oli Piivo, oli selle asja nimi, siis me sõime sealt, tassime vorsti ja jõime õlut seal ja siis, väga tore. Ja see tuleb ise endale ikkagi toredaks teha ka, et sa ei saa vist liiga suurt pinget endele peale panna. Ei, kõik võtsid seal üli tõsiselt ja siis meile pärast öeldi ka seal Grimmi nendes, me Juuksuris käisime ja Grimmis käisime, siis öeldi, et kõige muhedamad tüübid, et teil tundub, et teil on täiesti ükskõik, mis teist saab siin. Aga ega päris ükskõik ikka ei ole. Ega sa ikka ju kripeldab, ikka sa tahad ju, ikka tahad. Me tahtsime ikkagi finaali saada ja see tuli ära ja siis peale seda oli täitsa savi, mis saab. No tõepoolest selleks, et Eestist Eurovisioonile saada, on vaja võita Eesti Laul. Eesti Laul toimub täpselt kuu aja pärast, 14. veebruaril ja homme hommikul lähevad müüki veel ka finaalkontserdi siis lisapiletid, nii et kellel on vaja, need peavad silma peal hoidma. Aga meil on ikkagi uudis ka tänases saates välja öelda. Teie 2 olete nagu kuidagi koondunud ühte muusikalisse, ma ei tea, kollektiiv või number? Kollektiiv? Kohver on mu boss siis. Ei ole, ma ütleks, meil on siuke... Oled. No te tulete Eesti Laulu lavale, mitte võistlema, aga ilma Eesti Lauluta te ikkagi elada ja hingata. Sa ei tule või? Mina ei tule küll mingil lavale, lõpeta ära. Mina, mis võistlema? Ei, mitte võistlema. Ei. Vahet selline, et tuli selline kutse ja tundus võib-olla isegi siuke tore ja loogiline, kui jälle Austrias ja toimub, eks ole, ja mina nagu käisin Austrias, kuidagi võib-olla siuke nagu väike link on seal. Uus muusika? Aga uut muusikat kuuleb jah, et ma aastaga tagasi jaanuaris liitusid siis kurvad uudised plaadifirmaga. Sinu nimi käib seal kurvad uudiste taga, on ju? Ja me 5 tegime selle ja nüüd sellest on kasvanud täitsa siuke eesti keeles öeldakse powerhouse selle meie väikse ettevõtmise kohta. Et Elina on meiega liitunud ja väga tore on ja siis Elina arvas, et mina ja noor Vainola ja noor Kammiste võiks aidata tal kirjutada laule ja siis mõtlesime, et teeme siis. Ja oleme kirjutanud ka päris palju. No, kuu aja pärast laval me kuuleme seda laulu, me tahame alati esimesena ka kuulata ja näidata, et mis siis tuleb. Meil ei õnnestunud ühtegi klipikest ka sinu uuest numbrist kätte saada, kas seda veel ei ole?
või sa hoiad seda kiivalt endale? See ei ole vist päris valmis jah veel. Meil on vaja natuke nuputada veel mingeid asju, aga... 3 sõna on vaja ümber mõelda, aga muidu ta on põhimõtteliselt... Aga teeme kohe ära, mis see 3 sõna on siis, ega see kui keeruline see on? No veel ei tea, jah. Ega selles mõttes, et neid viiekalaule on tunduvalt lihtsam kirjutada kui Elinale. Miks? Elina on hästi nõudlik. Ise ei ole nagu nõudlik. Lõpeta ära! Et tullakse ja pakutakse sulle ilus tekst, imeline kõik ja sa ütled... Ei, oleks see ja siis me püüame nalju teha ka, et ta läheb sinna, tal on telefonis need sõnad ja siis meil on nagu laivis on see, siis ma kirjutan sinna mingeid naljakaid asju sinna järgmiseks reaks ja siis segame tööd tegemist ka. Aga räpparitel on nagu võib-olla lihtsam ka laulda mingisuguseid siukseid, ma ei tea, sõnu, mis ma ei tea, mina ei laitaks laulda. Ma ei paneks nagu oma loosse sellist sõna näiteks nagu käekott. Käekott, jah. Sa paneks ridikül. No näiteks midagi. No ühesõnaga, ma ei tea, et lauldes on kuidagi imelik siukseid sõnu, kuidagi hästi toorelt mõjub või ma ei oska öelda. Ja iga ühe keele tunnetus on ka ju erinev. Mis ma ütleks ja mis sa võib-olla ütleks, eks ole. Aga eks ta on meie... Korea, minu hea sõber ja bändikaaslane kunagi ütles, et teistel inimestel laule kirjutada on, et sul on pusle, aga sul ei ole seda pilti, et mille järgi seda puslet teha. Ja siis sa kuidagi üritad seal nagu seda puslet nagu oma tunde järgi kokku panna. Ja võib täitsa hästi õnnestuda, aga ei pruugi, jah? Mis sa Elina arvad, kuidas läheb? Täkkesse või? Siiamaani on väga meeldinud ja eks ma ise kirjutan ka sõnu ja viisi ja kõike, et vaatame, mis sellest siis välja tuleb, et endalgi väga põnev. No Kohver, kas sa kuskil hiljuti öelnud, et sul natuke nagu muusikas või laval olemisest nagu eriti enam ei huvitu või kuidagi niimoodi tahaks teha nüüd muid asju? Mul just tuli endale ka meelde mingi päev see, et ma mingis intervjuus siin vehkisin sellega, et nagu tegelikult ei viitsi selle muusikaga tegeleda ja nüüd praegu just teen uut pitsat. Siis homme meil on Hürriga, Ann-Marleni mingi asi on täna sinu, ühesõnaga, need on nagu jälle... Orav rattes ja ikkagi muusikamaailmas. No jah, ei lasta ju ära mind. No aga sina ka, Elina, ju tegelikult ega sa teed seda muusikat, aeg-ajalt me sind kutsume, sul midagi uut muusika sealt on, aga kõrval sa teed ikka ka kogu aeg midagi muud. Sul on see mingi iluteema valdkond ja mingid saatejuhtimise asju sa oled teinud. Poole tunniga tegi ennast siukseks. Imeline, on ju? Päris hull, jah. Aga nüüd on 2 asja, on ju, 2 sõna. On glammar ja on rämmar, jah. Glammar, see on nüüd nagu sinu pidustiil, sinu peostiil ja rämmar, see on sinu peostiil, jah? Pidude sari nagu, jah. Pidude sari, jah. Hakkame glammarist pihta, nii Elina. Glammar, jah? Palun, mis on glammar? Glammar on siis 3 sõpra, ammust sõpra, kes said kokku ja mõtlesid, et tahaks koos toredat pidu teha, sest et võib-olla ei kohtu nii tihti, kui tahaks. Ja siis sai see tehtud. Aga mis muud sa teed seda? Mängite plaate lihtsalt? DJ-d ja siis oleme ka samal ajal hostid nii-öelda ja siis teeme igasuguseid huvitavaid, ma ei tea, seltskonnamänge. Ühesõnaga, et teid on võimalik tellida, tehke meie pidu nii, et oleks ikka pidu nagu glamm-stiilis. Nagu ta on siuke glamuurne rämmar. Aga rämmariks siis võib kutsuda 5- ja siis kuidas see käib siis või mis see erinevus on? Rämmar on, ma räägin selle pika loo hästi kiiresti ära, ma näen, et seal jooksevad sekundid ära. Rämmar oli meie teise plaadi nimi ja siis sellest mina ja Filipp Nikolaev mõtlesime, et aretame välja pidude sarja ja siis nüüd on ka vist suht. Aga mis erinevus on? No meil on siuke, teil on nagu siuke ilus asi ja meil nagu on... Me dekoreerime alati hästi ilusalt ära. Meil on nagu toorem jah, et meil ühes setis või järjest võib tulla nagu Rammstein ja Kaater. Aga meil on siuke popikam ja 2000-ndate muusika, siuke guilty pleasure. Inimesed pidud seda üldse armastavad ja käivad ikka väljas ja tahavad ja... Mingitel asjadel käiakse veel, jah. Aga on ka nii, et ei tule. Pidu tundub nagu täitsa tore, aga rahvast ei tule kokku. Olete näinud? On ka selliseid. Turg räägib, et ikkagi on nagu lahjem kui varem. Aga miks see nii on? Noored ei viitsi ja vanad enam jaksavad? Noori on vähem. See on üks mure, mis on ööklubidel ja teine on see, et noored mõtlevad tervise peale rohkem kui tuleb päevasel ajale see pidu tõmmata, on ju. Ja need inimesed, kes praegu saavad täisealiseks, neil ei ole seda pidutsemisharjumust, sest koroona oli vahepeal. Siin nagu praegu on selline periood, kus on väga nukrad asjad jooksevad kokku ellu. Võib-olla kurvad uudised peab kokku panema, et võib-olla siin on mingisugune täiesti täitmata nišš veel, mida noored ootavad, eks ole. Kuulge, aga me väga tore, et te tulite, me siin jutuaeg saab otsa, nagu sa kella pealt siit oled vaadanud praegu, aga
meie järgmine lugu viib meid vestlusele Tõnu Trubetskiga. Nimelt vennaskond saab panuse eest Eesti muusikasse Eesti muusika auhinna. Kuidas teil on vennaskonnaga suhted? Olete kunagi lapsepõlves kuulanud või hilisemal ajal kuulanud? Üks minu lemmik Eesti laule on vennaskonna subatlantiline kohtumine. Väga kihvt laul. Väga kurb laul ka, samas taustateadus. Aitäh täna tulemast Eesti Laulu finaalis, siis sind näeme laval ja sina hoiad pöialt. Mina ka kuskil Kardina taga. Väga kuskil. Väga tore. Aitäh tulemast ja Tõnu Trubetskiga räägime nüüd.